novellid aastatest 1930–1939. Itaalia reis. Nad pidasid mesinädalaid, õigemini ainult mesipäevi ja mesitunde, sest rohkemaks puudus aeg. Mees teenis kusagil ametiasutuses ja tegi peale lõunat mingisugust lisatööd. Naine oli algkoolis õpetajaks ja parandas õhtuti kodus vihke või andis eratunde palgalisaks. Vähimagi vaba silmapilgu püüdsid nad kasutada enese arendamiseks, olgu lugedes või kusagil loengul käies. Isegi teatrisse ja kontsertidele mindi mitte lõbutsemiseks, vaid nagu tõsisemaks eluliseks otstarbeks. Selle kõige leidsid nad enesest mõistetavana, sest nad olid vaesed, kui kirik polnud õiget kehakadet ega õiget korteritki, selle sisustusest või muust suuremast rääkimata. Neil oli ainult üks hea asi, usk oma õnnetähe sisse. Usk, mis muutis olematud asjad nagu olevaiks ja reaalseiks. Nõnda elasid ja töötasid nad, nagu oleksid juba kõik saavutanud, mida nad nii väga imustasid. Nagu mugava kodu oma pisikeste olengutega ja sõpruskonnaga. Muidugi peale selle olid neil veel omad unistused, aga need seisid juba nagu sealpool õnnetähte, väljaspool nende usupiire. Need pidid algama alles siis, kui õnnetäht on saavutatud ja kui usk on juba kõik andnud, mis elus hädavajalik. Alles siis pidi algama unelm. Alles siis pidi ta saama päris elavaks, nii et näed teda kas või tänaval ühes kuuvalgega kõndimas, siitsukad ja lakkingad jalas. Oma suurima unistuse leidsid nad kahekesi paar päeva pärast abiellumist. Siis armastasid nad alles käe alt kinni hoides kõndida, teineteise kehasoojust tunda, häält kuulda ja vahetevahel vastastikku silmi vaadata. Mõlemal oli nõnda imeliselt hea, sest mehe pilgus virvendas alles himu, kuna naise palgele tõusis häbipuna, tõusis juba täie teadmise ja taibuga, kui ütlemata hea on nõnda mehe pilgu ees punastada. Nad liikusid ühe vaateakna tagant teise taha, et silmitseda välja pandud asju. Sample complete. Ready to continue?